Ilusat pühapäeva hommikut, Mare! Ja ilusat pühapäeva sullegi, Janek! Meil on nüüd viimane volikogu istung oli neljapäeval, täna on pühapäev ja juulikuus meil volikogu istungid ei ole. Augustis on korraline augusti lõpus, ehk siis tegelikult läheme me nüüd 2 kuuks puhkusele sisuliselt. Ja mõtlesin, et võtaks siis lühidalt täna kokku meie viimased 7 kuud, et ma sinu käest küsiksingi siis, et kuidas sina ise loomustad seda viimast 7 kuud, mis me oleme opositsioonis tööd teinud? Päris huvitav küsimus ja ootamatu ka. Et mis ma oskan öelda, kui ma püüan vaadata teiste inimeste silmade läbi, need, kes väljaspoolt meid jälgivad, olgu need siis Kohtla-Järve linna elanikud või mujalt Eestist, siis on tegelikult kõik küsivad minu käest, et mis toimub. Et kui varasemalt oli Kohtla-Järve pildile tõusnud ainult positiivsete uudistega ja oli näha, et midagi toimub, mingid arengud toimuvad, inimesed olid väga huvitatud Kohtla-Järvest, käisidki kohe päriselt vaatamas, siis praeguses valguses on Kohtla-Järve pigem negatiivse varjundiga. Pidevad segadused, arusaamatused, ei tea, mis toimub. Kui nüüd konkreetsemalt öelda, algas ju kohe segadusega selle haridus- ja kultuuri abilinnapea osas. Et oli ju kohe esialgu selge, et kahjuks inimene ei küündi selle ametikohane, küll aga hoiti teda küünte hammastega kinni, kuni lõpuks oldi sunnitud siis ka ise tõdema, et see inimene ei sobi. Mis aga tähendab, ma korraks ütlen, mis aga tähendab seda, et need haridusteemad olid kõik katmata, sellega üldse ei tegeletud. Jah, et see ongi see probleem, nagu mina aru saan, miks üleüldse kogu selle 2 koolihoonega tekkisid siin need vasturääkivused ja kõik asjad ja see aeg ainult venis, sellepärast et see abilinnapea sisuliselt ju selle 6 kuu jooksul korralikult oma tööd ei teinud. Ja mina leian, et see ongi tegelikult meie opositsioonis olemise aja üks kõige suuremaid töövõite, et lõppkokkuvõttes see abilinnapea lihtsalt oli sunnitud tagasi astuma. Jaa, täiesti nõus, aga räägime sellest kooli teemast võib-olla natuke hiljem, et ma tooksin veel ühe või paar sellist fakti. Et mäletad, kui linnapea asus ametisse ja küsiti linnapea käest ja tegelikult ka volikogu esimehe käest, et mis siis nüüd muutub, mis siis nüüd paremaks muutub, kas sa mäletad, mis vastati? Mis pidi tunduvalt paremaks muutuma? Kõik pidi tunduvalt paremaks muutuma. Aga mina pean silmas, et paremaks pidi muutuma töö volikoguga, volikogu saadikutega. Ehk nüüd, et väidetavalt heideti ette, et eelmine linnavalitsus ei suhelnud piisavalt volikogu saadikutega. Ja ma küsin su käest vastu, mäletad sa, millal volikogu esimees või linnapea selle 7 kuu jooksul kutsus kokku volikogu saadikud, opositsioonisaadikud seal hulgas ja rääkis meiega, arutles, pidas nõu, millal see viimati oli? Minu mäletamist mööda polegi sellist asja olnud, et minu mälu järgi hoopis sina, olles majanduskomisjoni esimees, kutsusid ühel korral kokku kõik poliitilised jõud komisjoni, et arutada siis seda keskkütte doteerimist väikestele linnaosadele, aga et initsiatiivi oleks näidanud volikogu esimees või linnapea, seda pole loomulikult olnud, et kuigi linnapea igas oma sõnavõtus ju rõhutab, et volikogu liikmed, suurepärane, aga kui sa räägid ainult 2 volikogu liikmega, siis see ei ole volikogu liikmed. Ja meenutades viimast volikogu istungit esitasin ma linnapeale väga konkreetse küsimuse, kui ta taaskord ütles, et ta arutas volikogu liikmetega kooli uut asukohta, ma palusin täpsustada, missuguste volikogu liikmetega ta vestles ja ta ütles, et nende 16-ga, kes eelmine kord vastu olid, kuigi teema oli hoopis teine, kindlasti oleks pidanud ka opositsiooni saadikutega rääkima. Aga tuletan meelde ka, Janek, sina tuletasid meelde, et mina kutsusin kokku, mina tuletan meelde, et ka sina kutsusid kokku ja tegid ettepaneku, et kui uus hariduse abilinnapea oli ametisse nimetamisel ja seda ei olnud tutvustatud, siis olid see sina, kes tegi ettepaneku, et peaks ikkagi tutvustama ja seejärel tõepoolest linnapea tegi ettepaneku, et kõik fraktsioonid või valimisliidud või need, mis need on,
mis iganes erakonnad, et nemad saavad siis kohtuda abilinnapeaga. Nii et tuleme taas kord siia, et nende poolt linnapea ja volikogu esimehe poolt pole ühtegi initsiatiivi tulnud, küll aga oleme meie seda initsiatiivi üles näidanud. Et see on siis taas kord asi, mis mulle jääb nagu meelde. Aga mina isiklikult pean seda 7 kuud väga, väga toredaks, sellepärast et ma leian, et meil ei ole mitte mingit põhjust kuidagi piinlikkust tunda oma valijate ees, et me ei ole selle 7 kuuga midagi teinud. Me oleme opositsioonis olles ikkagi väga-väga palju juhtinud linnavalitsuse tähelepanu erinevatele asjadele ja mis mulle tegelikult kõige rohkem nagu rõõmu teeb, on võib-olla see, et me oleme suutnud olla sedavõrd jõulised, et ei ole suhtutud selliselt, ma ei tea siis millest see tuleneb, kas lugupidamisest, hirmust, ükskõik millest, raske öelda. Aga ei ole olnud päris sellist suhtumist, et las nad õiendavad, vahet ei ole. Et üsna palju asju ikkagi, millele me oleme tähelepanu juhtinud väga jõuliselt, on linnavalitsus ka kuulda võtnud ja ära teinud, ära parandanud, kui midagi on valesti olnud. Et see näitab seda, et me oleme ikkagi ka opositsioonis üsna tugevad ja saame oma asjadega hakkama. Jaa, olen täiesti nõus sinuga, et tahtmata nüüd otseselt, nagu öeldakse, oma nina kergitada, siis tõepoolest, kui nüüd keegi linnaelanikest või keegi vaataks neid esinemisi ja sõnavõtte volikogu istungitel, siis peab tunnistama, et enamus sõnavõtte teevadki ikkagi meie Restart fraktsiooni liikmed ja välja mõned opositsiooni liikmed ka aeg-ajalt võtavad sõna, nii et tõepoolest ja meie ettepanekud ka, miks neid kuulda võetakse, Jaanek, ongi tegelikult see, et need on sisukad, need on läbimõeldud, me tutvume kõikide eelnõudega, me teeme oma ettepanekuid, ja tark inimene, kui ta vähegi tahab, et linnas midagi paremaks muutub, siis võtabki neid kuulda. Nii et täiesti nõus sinuga ja tegelikult see sama ka, kui me nüüd koolijoone juurde võiks tulla, et siis samamoodi see koolijoone koha valik ikkagi kesklinna, ma usun, et see on ka ikkagi tänu meie kindlale toetusele, selgitustele, et uus kool peab asuma Kohtla-Järve kesklinnas, mitte linnaservas. Jaa, ma olen siin nõus, et see, et ta ei tulnud sinna Pärna tänava kinnistule, see on üks asi, aga ikkagi siin ei saa jällegi alahinnata meie tegevust ja meie väljaütlemisi selle koha pealt, et välistada ikkagi see Järveküla tee, mis on linna ääres kuskil ja tõesti nüüd kesklinna ta tuleb. Ja ma arvan, et võib-olla me nüüd räägimegi sellest viimasest volikogu istungist, kus siis sai see asukoht tõesti lõpuks ära määratud, aga selle juures on ka teatud agad, et mis nagu mind võib-olla selle juures kõige rohkem häirib, on see, et linnavalitsus eesotsas linnapeaga selle kompromissettepaneku puhul väga tugevalt rõhutab kogu aeg seda, et hästi tore, et ministeerium nõustus selle ettepanekuga. Loomulikult see ongi tore, aga mis mulle ei meeldi on see, et linnapea ei räägi lõpuni, mida on siis ministeerium oma kirjas kirjutanud, ehk siis see, et kui see esitatud ajakava, mis linnavalitsus ministeeriumile esitas, kui linnavalitsus seda ei täida, siis oleme me tegelikult nendest rahadest ikka ilma. Ehk siis see otsus nüüd, mis volikogu vastu võttis, jah, ta annab meile teadmise, et asukoht on määratud, aga ega meil ju täna seda teadmist, et meil need koolimajad tulevad, ju lõpuni ei ole. Jaa, sellega olen täiesti nõus ja tegelikult minu meelest tegi ministeerium ju ka alternatiivse ettepaneku, mida oleks võinud ka kaaluda. See on siis Pärna tänav kinnistu, ma saan aru, staadioni kohale selle koolimaja ehitamine. No jah, see oleks riskivabam olnud. Jaa, see oleks riskivabam olnud. Linnavalitsus võttis oma selle riski tõepoolest, mis seal oli 7 kuuga vist peaks valmima täielikult detailplaneering. 29. aprill peaks olema, ehk siis me oleme kuni maikuuni sisuliselt ikkagi nagu püssirohu tünni otsas. Me ei tea, kas me saame selle raha või me ei saa selle raha. Et kas jõuab linnavalitsus nüüd, nemad on endas täiesti kindlad. Mina suhtun sellesse natukene skeptiliselt.
jah, aga praeguses olukorras on otsus vastu võetud, eks me peame siin jälle tugevat tööd tegema ja ka ikkagi kätt pulsil hoidma ja jälgima ja nõudma aru linnavalitsuselt, et see töö saaks tehtud. No jah, ma arvan, et see tegevuskava tuleb endale lausa raami sisse panna kodus seina peale ja hakata neid kuupäevi jälgima ja kogu aeg küsimagi, et kui kaugel ollakse, kas saab õigeks ajaks, et ei tohi lasta neil kuidagi nii-öelda kummilõdvaks lasta. Jah, seda küll. Aga noh, mul on hea meel, kui Slaavi kooli pere sai enda jaoks rõõmsa uudise, et nad saavad selles koolis jätkata küll nii kaua, kuni koolimaja valmib. Ja tegelikult ma tahan kiita Haridus- ja Teadusministeeriumit, kes on olnud ülimalt paindlik ja vastutulelik. Sellepärast, et ka minu jaoks oli väga suur üllatus, et nad võtavad omale kohustuse lausa 3 koolihoone lammutamise. Ehk siis Järve kool, siis Slaavi põhikool ja lasteaed. Et see on tegelikult suur vastutulek ja Haridusministeeriumi pealt. Jah, aga nüüd me saame 2 kuud oma akusid laadida. Nii. Mida sa ootad sellelt viimaselt aastalt volikogus enne valimisi? No tegelikult ma ootan ikkagi, et linnavalitsus teeks rohkem koostööd ja kuulaks seda, mida räägivad volikogu saadikud, kes päriselt valutavad südant linna tuleviku pärast. Ja tegelikult ma ootaks ka saadikutelt. Ma ootaks ka rahvasaadikutelt seda, need, kes koalitsioonis on, et ei pea alati hääletama selle järgi, mida ütleb, ma ei tea, parteiliini pidi mingisugune juhtfiguur, vaid võiks ikka natuke mõelda ka oma peaga ja tõepoolest mõni ironiseerib, aga mina pean väga oluliseks, et hääletada ka südametunnistuse järgi. Ja veel üks asi, mis ma soovin, et linnaelanikud, Kohtla-Järve linnaelanikud, kes meid kuulavad ja kes ei kuula, aga elavad siin linnas, et tegelikult hakkaks väga täpselt ikkagi ka jälgima ja kaasa mõtlema, mis toimub volikogus, mis toimub linnas. Ja siis, kui valimised tulevad 25. aastal, et siis kõik tuleksid valima ja teeksid ikkagi õiged valikud. Ja see on hea soovitus, sellepärast, et mida rohkem inimesed kursis on, mis linnas toimub, seda lihtsam on neil tegelikult valimistel ka oma otsus langetada. Aga mina tunnetan nagu seda viimast aastat, et see tuleb üsna raske ja tuleb selline väga, väga sõjakas aasta. No, ja mis suhtes sõjakas sa mõtled siis? No ma kardan, et meil hakkavad suusad risti nüüd minema absoluutselt iga asja pärast, et mulle isiklikult tundub, et kuna täna on meil uuesti Keskerakond võimul, siis minu kartus on see, et kui varasematel aastatel ei ole olnud meil seda võimalust ju kuidagi sekkuda, kuna me ei ole olnud volikogus, siis nüüd on ju see võimalus olemas. Ja ega nende taktika on ju läbi aastate olnud see, et oma valimiskampaania tehakse ikkagi suuresti maksumaksja kulul, ehk siis linna eelarvest tulenevate rahadega, mitte otse selles suhtes, et nad hakkavad nüüd endale seal valimisplakateid või midagi, aga teada ju on, et valimisaastal meil hakatakse ootamatult kiiresti kõike tänavaauke lappima, ehk siis ma kardan, et seda eelarvevahendeid hakatakse paremale ja vasakule loopima, et võt sellel tuleb nagu väga teravalt silma peal hoida, et ei tekiks seda olukorda, kus tõesti jah, et väga paljud inimesed ütlevad, et meil on ükskõik, eks ole, et me saame oma lapitud augud, aga kas see eetiline on, see on juba ise asi. No aga see vist ongi opositsiooni ülesanne hoida neil asjadel pilku peal, tõsta nad esile. Tõsi küll, see oligi see ka minu soovituse esimene pool, et mina soovitaks ka saadikutel ikka mõistlikuks jääda ja toetada neid ettepanekuid, mis on mõistlikud ja mis ei kahjusta linna eelarvet. Aga ka linnaelanikul tõepoolest kuulata, mida me räägime, mida volikogus räägitakse ja teha siis otsused enda järgi ja ka mitte olla ükskõiksed, nii nagu sa ütlesid, et mul ükskõik, et augud ära lapitakse. Tegelikult see on üldine linna rahakott ja võib-olla selle raha eest oleks võinud võimalik midagi kasulikumat teha. Jah. Aga egast midagi. Nii lühikene see täna sai, aga selline väike põgus ülevaade siis sellest, mis tehtud, mis teoksil. Ja lähme nüüd siis ka puhkama rõõmsalt ja soovime ka enda valijatele ja kaasaelajatele mõnusat suve ja näeme sügisel. Jah,
eriti kui sa ütlesid, et saab olema selline sõjakas aasta, siis tõepoolest kogume siis jõudu ja meelekindlust ja võib-olla ka natuke tasakaalukust, et sellega hakkama saada ja ilusat suve sullegi ja linnaelanikele. Jah, minul võib selle tasakaalukusega natukene raskeks minna, aga ma üritan suve jooksul ennast parandada. Aga ilusat suve sulle! Jah, sulle ka aitäh!